Tere, head inimesed! Ega vanarahvas muidu nii targaks saanud, kui ühest ja samast asjast mitu korda ei rääkinud. Käes on jälle sügis ja meie kasutame ära viimast ilusat sügispäeva, et rääkida sellest, mida siis ikkagi teha mootorrattaga, kui ta jääb talvekorterisse seisma. Me oleme sellest küll varem rääkinud, aga mis siin salata, kordamine pidi tarkuse ema olema, nii et vaatame kiiresti üle, nii et kõik ka sellel aastal asjadest õieti aru saaksid. Jah, tervist! Ja kes korrata ei taha, esimest korda teemat võtab, siis õppimine pidi vanaema olema, nii et... Aha, abiks seegi. Just, eks siis teemaks on meil kaherattalised tsiklid mootoriga ja kui need ilmad nüüd veits nagu vilutamaks lähevad, siis kuukese paari pärast tõenäoliselt väga palju enam sõita ei taha ja ei kannata. See aga ei tähenda seda, et mootorratta peaks pulkadeks lahti võtma, pesumasinast läbi käima ja siis panema riiulisse seisma, et kevadeks uuesti kokku panna. Et mida üldse teha tuleb, mis need põhilised punktid on, mida tähele panna? No põhilised on tegelikult sellised, et esimene asi võiks selle aparaadi puhtaks pesta, sest et kõik see sodi, mis nüüd aasta jooksul on sinna igale poole küll veermiku detailide ja mootori jahutusribide ja sinna nagu kogunenud, siis mida hilisem sõitja sa oled, ehk siis võib olla täitsa oht, et korra on juba isegi libeduse hirmus teid soolatatud ja sool on niisugune väga hirmus asi, kui see korra satub kuskile sinna detailide vahele ja teda ära ei pesta, siis ta jääbki seal roostet ehitama sisuliselt. See sööb hea meelega kroomi ka, nii et kui jätad sellise sumpsid ja kas või kuskilt raam vigastada on saanud, siis see hakkab kohe roostetama. Ja eriti magneesiumi sisaldusega karteripooled näiteks, sool lihtsalt sööb ära selle magneesiumi. Vaatad, kuidas aasta-aastalt läheb kiht õhemaks. Nii et pesu oleks nagu esimene asi. Millega pesta? Millega pesta, jah. Üks variant, kõige lihtsam variant on lased survega purts puhtaks ja kogu lugu. Jah, võiks kasutada mingisugust leotusainet ka, mis natukene võtaks selle metalli ja plasti küljest selle sodi eelnevalt lahti. Survekaga pesemise juures on kõige olulisem, et seda ei laseks siis näidiku plokkide peale, lüliti plokkide peale, rattalaagrid. Ei ole tarvis sinna rattarummu keskele neid tohutuid paare nagu lasta. Et üritad küll velge puhtaks pesta ja samas nii kui sealt üle tõmbad, nii võib seal laagrite vahele. Siis samamoodi radikaribid. Radikaribide juurde väga lähedale ei tasuks selle survekaga minna, sellepärast et muidu on kõik nagu oleks kõva tuul olnud kuskil ühele poole. Kõik radikaribid on kaardus ja ei ole seda jahutust enam sellist nagu vaja oleks teinekord. Mis siis veel? Peale pesu tegelikult oleks mõistlik see ratas üle käia võib-olla mingi sellise... Üks asi võiks kuivatada muidugi, sest kui pesuainet ei kasuta, siis jäävad sellised veetilgad sinna peale, kuivab ta ära ja on ta ikka niisugune kuidagi täpiline, laiguline, mida tumedam ratas, seda rohkem neid välja paistab, nii et võiks pehme lapiga ära kuivatada selle üleliigse vee siis sealt. Oled sa kursis ka, kuidas pesulad toimetavad, kui viia näiteks pesulasse öelda, et peske puhtaks ja siis paned ratta kappi ära, kas teevad nad ka mingite vahenditega või lase puhtaks? Täitsa ausalt öeldes ei ole kunagi nagu autopesula teenust kasutanud ja eraldi tsiklipesulat minu teadmist mööda väga vist ei eksisteeri. Küll on võimalik, ma arvan, et enamikes tsiklihooldustes lasta see tsikkel selles mõttes puhtaks pesta inimestelt, kes tsikleid tunnevad ja teavad, et kuhu siis tohib nagu seda veeuga lasta ja kuhu mitte ja mida on mõttekas kuivatada, mida mitte. Ja võib-olla viimane asi võiks olla see siis selle pesemise juures, et siin mingisuguse ükstapuha siis millise tootja keemiaga üle lasta siis plastosa ja nahaosa. Sellepärast, et peamine eesmärk on siis kaitsta, tekitada sellele pinnale selline õhukene kaitsekiht, et esiteks see tolm ei ladestuks sinna sellisena, nagu ta ladestub ilma selle kihita. Ja kevadel, kui võtad, siis tõmbad jälle pehme lapiga puhtaks ja võib-olla ei olegi tarvis enam kevadel peale kuud seismist pesta uuesti. Kindlasti mängib mingit rolli ka, et kuhu see ratas seisma jätta, et kui sa paned ta lihtsalt õue, tõmbad jala peale, siis esiteks on seal mingid miinuskraadid, mis võib-olla ei mõju kõige paremini ja teiseks, kui sinna peale visata veel selline
umbne rattakate, siis see hakkab vist ka omakorda sinna niiskust alla koguma. Umbse rattakattega on ta kõige nigelam variant, sellepärast et see niiskus koguneb, niiskus teatavasti tahab alt üles aurustuda ja kui tal on selline nii-öelda kott pähe tõmmatud, see aurustubki sinna selle koti alla ja kogu see tsikkel on päris kõva niiskuse käes. Samamoodi sellised veneaegsed kütmata nii-öelda maa-alused garaažid, kus ventilatsioon on suhteliselt olematu, natuke raske nendelgi hingata, siis seal kipuvad need asjad ka roostetama päris ehedalt ja ohtralt nagu. Et pigem ikkagi vaadata selline kuivem ja kuiv, stabiilse temperatuuriga garaaž, sest et miinuskraadide käes võib veel olla see oht, et kes on jahutussüsteemi kallanud näiteks mingil põhjusel vett juurde, siis võib ka see nagu ära külmuda. Üks asi, mis tavaliselt kevadeks alati ära sureb, on aku. Jah. Akud, ütlen täitsa ausalt, akude tootmiskvaliteet on aastatega mitte paranenud, vaid kehvemaks läinud. See tähendab seda, et aku tegelikult vastab oma tehnilistele parameetritele, nii mahtuvuse, käivitusvoolude kui selliste numbrite poolest. Küll aga on nad tunduvalt sellised õrnakesemad. Ehk siis, kui siin 5-6 aastat tagasi toodetud aku läks vaikselt tühjaks talve jooksul, kukkus see pinge kuskil 10 voldini, viskasid kevadel laadija peale, sait tast veel täitsa elulooma võib-olla mitmeks aastaks, siis nüüd praktika näitab, et kui see aku ikkagi saab juba ütleme keskmiselt tühjaks ja jääb natukeseks seisma nädal, 2-3, siis põhimõtteliselt on utiliseerimise teema. Aga rattaküljest tasub see igal juhul ära võtta või? Rattaküljest võiks ära võtta, kui on sellised elementaarsed tööriistad olemas, kui me räägime võib-olla Yamaha TDM-ist, siis kus aku äravõtmiseks on tarvis pool tsiklit laiali lammutada. Et kui selle normaalselt kätte saab, siis võiks ära ta võtta küll. Teine alternatiivvariant, mis on nagu väga mõistlik, panna talle külge statsionaarselt aku külge siuke pisikene 20 sentimeetrine juhe, mis on siis veekindlalt otsast kaitstud ja lükata sinna külge siis sügisel mingisugune siukene see on siis talveotsa vooluvõrgus ja kevadel ühendad lahti ja annad vänta ja mineke. Jah, see on terve talve vooluvõrgus. Ta kõigepealt, kui külge paned, laeb täis ja siis jääb nii-öelda ooterežiimile, vaatab, kui akupinge natukene langeb, siis paneb jälle surtsu juurde ja hoiab teda sellisena siis täis. Eriti tundlikud on, mida väiksema mahtuvusega aku, siin on mingi siukene pisikene 4-5 ampertunnine aku, mis on enduurakatel peal, mis peab siis käivitama ühesilindrilist suure kubatuurilist. Need on eriti tundlikud, jätad jälle nädalaks 8 seisma ja on kutupiilu. Mis kütusega on? Kütusega on niiviisi, et minu soovitus on paak silmini täis panna talveks, sellepärast siis ei jää sinna õhuruumi seda, mis siis muudaks kütuse justkui nigelamaks mootori jaoks. Kas mingisugust lisandit panna või mitte, kütuse stabilisaatorid on iseenesest olemas, mis siis stabiliseerivad selle kütuse nii-öelda omadusi. Igaühe enda teha, kas seda siis lisada või mitte lisada. On pooldajaid ja on selliseid, kes jõuga võitlevad sellele lisamisele vastu, nii et ma ei annagi selles osas konkreetset soovitust, vaid saab igaüks ise otsustada. Kas seda ei ole karta mõtet, et kevadel äkki ei süti see kütus, kui ta seal talveotsa on paagis seisnud? Nii hull see asi ei ole. Küll sel aastal me oleme võtnud küll lahti karburaatoreid, mis on just ostetud tsiklitelt, mis on platsi peal seisnud 2-3 aastat. Ja seal on küll karburaatorites on niisugune roheline vaskoksiidi sarnane sete, mis on tüüsid täielikult ummistanud ja oli ka meil üks ratas, mis seisis 2 aastat meie enda teeninduses ja võtsime see kevad siis lahti ja samamoodi olid tüüsid täiesti nagu umbsed. Nii et paari aastaga läheb see kütus karburaatoris kehvaks. Üks asi, mis kindlasti paljudes tekitab küsimusi ja erimeelsusi, on õli, et osad eelistavad selle sügisel ära vahetada, osad eelistavad talve otsa vanaõli sees hoida ja siis kevadel ära vahetada, et kohe tuisata saaks. Et kuidas see õige on? No minu kindel soovitus on ja päris mitme nii-öelda argumendiga see, et sügisel oleks mõistlik ta ära vahetada. Nii või teisiti tulete te viimaselt sõidult, pesete oma ratast, tahate teda üle vaadata, et ta oleks nagu talve seismiseks vast korras ja see vana õli, mis juba tehke kas või õli kork lahti ja nuusutage, mis seal sees on ja siis võrrelge seda lõhnaga, mis on
uue õli potskust tuleb. Et see vana õli on koos kõikvõimalike põlemisjääkidega, mis siis kolvirõngaste kaudu alla karterisse uhatakse ja seal mootoris midagi head ta nagu talvel ei tee. Et jah, kui te olete läbi sõitnud ainult 1000 kilomeetrit selle värske õliga, las ta siis olla, on ju. Aga kui see välp ikkagi hakkab nii või teisiti tulema ja kevadel nii või teisiti peaks vahetama, siis teine argument on see, et kevadel on igal pool teenindustes ka hullumajad ja sügisel lastes ära vahetada on oluliselt mõistlikum mõte. Et elab ilusti kevadeni ära ja siis ei ole uuesti vaja vahetama. Just selles mõttes, ega sellel õlil pole vahet, kas see õli on seal purgis, see 3 või 4 liitrit õli, või ta on puhtana seal karteris, mitte mingisugust omaduste vahet tal sisuliselt ei ole. No seda enam, et kui 6 kuud on see sõiduk seisnud ja kevadel õli vahetamiseks peate ta niikuinii ta soojaks laskma, siis kõik see lisajura, mis seal mootoris lisaks õlile on, kindlasti on seal natukene metallipuru, kindlasti on seal mingisugust setet on igal juhul seal õlis. See on sul terve talvega karteri põhja settinud ja siis sa kevadel paned ta käima, lased mööda mootorit ringi ja sisuliselt oled jälle selle sodi endale sinna igale poole kanalitesse lahti uhanud. Mootorrattaga on ikkagi selline lugu, et kui ta talve otsa seisab, siis ta jääb veidi kipitama, et tahaks ikkagi minna ja vahepeal käima panna ja kas või häält kuulata, et kuidas see mootorile, küünaldele ja üldisele tervisele mõjub? Väga ei soovita, selles mõttes ei soovita, et niikuinii ei ole kannatust seda mootorit korralikult soojaks lasta. Ehk siis kui teda tõesti käivitada, siis kindlasti mitte teha selliselt, et jess, läks käima, väga hea, mul on aku jube heas korras ja 10 sekundit ja süüte võti välja. Keerad igaks juhuks veel, hoiad natuke aega piirajas, et hirmus pirakas käiks. Et see põhjustab ainult sellist efekti, et tegelikult tekivad kondensaadid ja hakkab see mootor nii-öelda jutumärkides seespoolt roostetama. Et on olnud siin ka täitsa sel kevadel oli mitu tsiklit, millel olid kolvirõngad kinni. Põhimõtteliselt väntvõlli ei õnnestunud keerata nagu normaalse jõuga ja starterit vajutades oli justkui oleks keegi kolbe kinni hoidnud käega. Et sellised ajutised käivitamised võivad just nimelt seda põhjustada, et kui ikkagi mootor käivitada, siis peaks ta laskma lõpuni korralikult soojaks ja siis alles välja suretada. Aga minu hinnangul seda vajadust teha talve jooksul ei ole. Mootorrattal on all 2 ratast, mis on pidevalt vastu maad. Kuidas talvel nendega käituda? Kas on mõistlik tõsta ratas kuskile pukkide peale, et rehvid vastu maad ei käi või teda aega-ajalt siis käia edasi-tagasi lükkamas, et see survekoht nii-öelda teise kohta jääks? No tegelikult kaasaegsete normaalsete rehvidega ei tohiks midagi juhtuda. Kui nad on 10 aastat vanad ja juba niiviisi pooleldi ära plasteerunud, siis võivad nad tekitada tõesti endale mingisuguse koha, mis siis kevadel käib jõnkadi. Kui sa küsid, kas küljetoe peal või mingisuguse puki peale, siis mis on kevadine statistika, on see, et küljetoe peal olnud ratastel väga suures osas kipub hakkama lekkima vasakpoolne esiamorte, kuna sinna poole langeb rohkem koormust. Nii et kui on võimalus üles tõsta, siis võib alati tõsta selle tsikli nii-öelda rattad maast lahti ja sellisena, et ei oleks ühel küljel rohkem koormust kui teisel küljel. Ja seda on pigem mitte isegi rehvide, kuivõrd selle esiamortide osas. Selge pilt. Siis oleme saanud enam-vähem ülevaate ära ja teie head inimesed nüüd teate siis jälle, kuidas sügisel enne talvekorterisse panemist oma rattaga käituda ja näeme siis juba järgmisel korral. Nägemist!